tere, meie jätkame nüüd oma otseülekannet Eesti parim õpilasfirma võistluses, mis toimub täna Tartus Dorpati keskuses ja nüüd lähme siis otse õpilasfirmade juurde, et tutvuda nende toodete ja teenustega. Ja siin on meil esialgu õpilasfirma Miss Cookies ja rääkige meile täpsemalt, mida te toodate. Meie toodame siis küpsise segu, mis on asetatud kihitipurkidesse ja klient siis ostab meie purgi ja tal on vaja lihtsalt lisada juurde kas üks muna ja natuke võid, segab kõik kokku ja valmivad siis ilusad küpsised. Kus teil üldse tuli selline idee, miks te hakkasite küpsiseid tegema? Kuna meile kõigile meeldib väga küpsetada, aga kooli ja trennide kõrvalt jääb aega väheks, siis mõtlesime, kuidas oleks võimalik küpsetamine võimalikult kiireks ja mugavaks teha. Ja siis tänu sellele tuligi selline hea idee. Mis on siis teie tulevikuplaanid, mida te tahate tulevikus? Kas tahate oma firmat asutada või midagi teist? Meil on kõikidele erinevad tulevikuvaated. Kes tahab oma firmat asutada, kes tahab niisama ärindusega tegeleda ja on ka teisi mõtteid. Aga kahjuks selle firmaga me ei jätka. Aga kuidas teie lood on seni läinud ja rääkige oma edusammudest ja mõndadest halvatest kogemustest, kuidas on finantstulemused, kuidas on klientide tagasiside olnud ja natuke täpsemalt? Tagasiside on olnud väga hea. Laatadelt oleme saanud väga palju tagasisidet. Raskuseks on olnud aja planeerimine. Kindlasti see on olnud kõige suurem raskus. Ja võib-olla ka see, et meil on puudunud varuvariant, näiteks boksi kaunistamisega. Siis finantstulemused on meil siin ka kirjas, et kasum on meie jaoks väga hea, sest meie planeerisime tagasi saada ainult algkapitali, mis oli 80 €, aga nüüdseks oleme teeninud 364 € kasumit. Tegelikult on see suurem, sest meil on veel purke varus. Kui palju üldse üks selline küpsisepurk maksab? Need purgid on 7 €. Kas teil on mingisugused väiksed purgid ka olemas või ainult üks suurus? Ainult üks suurus, aga sellest purgist saab väga palju küpsiseid. Aga rääkige meile ka oma üldkogemustest õpilasfirma programmist, mis teile meeldis, mida te õppisite juurde ja kuidas teil üldse läinud on? Ma arvan, et me kõige rohkem õppisimegi seda, et tulla oma mugavustsoonist välja, et alguses arvasime, et teeme selle tavalise uurimistöö, kuid see firma rajamine on juba selline täiesti uus kogemus meie kõigi jaoks ja see andis meile väga palju uut kogemust juurde. Omalt poolt lisaksin seda, et õpilasfirma tegemine ei ole lihtsalt, et sa mõtled mingi toote välja, vaid sellega kaasab ka sinu maailmavaate muutumine, et sa näed, et kuhu tegelikult läheb see raha, mis võtab kõige rohkem raha ja kuidas sa seda endale saad tagasi, et see paneb sind mõtlema, et kuidas tegutseda võimalikult targalt. Kas see idee väljamõtlemine oli teie jaoks lihtne või tal olid mingisugused ideed veel peal neid küpsiseid? Tegelikult see idee tuli meil päris kaua, et algselt me tahtsime teha õnnetahvleid, siis mõtlesime, et teeme üldsegi seepe ja siis lõpuks leidsimegi kõik koos, et istusime kohvikus maha ja mõtlesime, et aga teeme selliseid purke, kus on küpsisesegud, et see on maailmas üsna populaarne, aga miks mitte seda tuua ka Eestisse. Te leidsite siis mõned sellised partnerettevõtted, kes teevad sarnast asja kuskil välismaal? Olgu, aga rääkige, kes teil enamuselt ostab neid, kes on teie peamine sihtrühm? Meie peamiseks sihtgrupiks on keskealised mehed ja naised, kes ostavad neid kingitusteks. Enamus ongi kingitusteks kolleegidele, naisele, mehele, vanematele. Kuidas seni on võistluselt muljet ja kuidas teil esinemine läks ja mis lootused on edaspidi?
esinemine läks üllatavalt hästi, et me kartsime, et hakkame puperdama aga kõik läks sujuvalt. Ja žüriiga rääkimine läks ka päris üllatavalt hästi. Ja loodame võita. Aga eks me loodame omalt poolt ka ja soovime teile edu ja jõudu veel. Natuke on veel jäänud, siis kõik ilmub. Nüüd me oleme siis teise õpilasfirma juures, mille nimi on Tuupi ja kes siis valmistab puust vurre. Ja ma paluks siis kellegi teist oma toodet tutvustada, rääkida, mida täpsemalt te teete, kuidas, milleks ja mis moel. Aitäh, et siis meie tooteks on unikaalsed laiahaardeliselt puidust vurrid, eelkõige meeneteks, lastele kingitusteks ja seda reklaami kui looduslikku rahustit. Meie innovatsiooniks on olnud värviõpetuse komplekt, et kui näiteks sinine ja punane keerlema panna, tuleb kokku lilla. Et sellega saab väga edukalt õppida värvide segunemist. Kuidas teil üldse selline idee pähe tuli, et teha neid vurre? Idee tuli mu ema töölaua pealt, sest tal kliendid käisid kõik vurri keerutamas ja siis me pidime midagi õpilasfirma jaoks välja mõtlema ja see tundus hea idee. Ja kuidas teil praegu on üldse läinud, kas on hea tagasiside ja kui palju te müüsite? Müünud olen päris hästi ja tagasisidega alguses nende värvikomplektidega oli, et ei olnud väga korrektsed jooned ja asjad siin peal ja nüüd me oleme kvaliteeti parandanud. Aga rääkige ka oma sihtrühmast, et nagu ma saan aru, siin saab õppida, kuidas on värvid segunevad, aga kes teil peamiselt ostab neid ja kas olete mõelnud äkki koostööst näiteks lasteaedade ja mingisuguste lastekodudega? Lasteaedadega me oleme Läänemaal ühendust võtnud, kuid kahjuks nad ennem sügist enam uusi mänguasju ei osta. Aga peamiselt tellitakse igasugustesse ettevõtetesse, näiteks Vormsi tellis Vormsi logoga, on igasuguse Läänemaa Ühisgümnaasiumi vurr ja Soome ettevõtte ka. Ma näen, et siin teil on üks komplekt, rääkige mulle sellest, et mis värve ma siin saan nagu õppida. Et siis siin on 4 vurri, sinine ja kollane teeb kokku rohelise, kollane, punane ja teeb kokku oranži, sinine ja punane lilla, must ja valge halli ja siis hetkel oleme lisanud naturaalselt, laps saab näiteks ise joonistada sinna peale või niisama mänguasjaks. Rääkige oma kogemustest üldse õpilasfirma programmi käigus, mida te juurde õppisite, mis teile meeldis, mis ei meeldinud, mida võiks teisiti teha, kui tagant järele niimoodi vaadata ja kuidas teil võistlus senini on läinud? Kogemustest võib-olla nii palju, et väga palju oleme saanud teada ärialast, et kuidas ise oma ettevõtet või firmat rajada, siis kindlasti meie tiimitöö ja julgus on väga palju paranenud, et alguses võib-olla me ei suutnud omavahel nii palju rääkida ja arutada. Ja esinemistest nii palju, et praegu on enam-vähem kõik hästi sujunud. Et tekst läks küll meelest ära, aga pole hullu. Minul läks ka ära. See ei ole midagi. Aga rääkige ka seda, kus saab teie vurre osta ja mis hinnaga ja kus te veel hakkate pakkuma tulevikus? Hinnad on 4–6 euro vahele. See värviõpetuskomplekt on meil kallim, sest siin on 5 vurri ja tahaksime saada suurtesse meenete ettevõttesse, kes müüvad neid. Ja praegu leiab meid Facebookist ja saab tellida. Aga aitäh teile info eest ja ma soovin teile omalt poolt edu ja jõudu. Natuke on veel jäänud ja jõudu. Nüüd oleme siis jõudnud õpilasfirmani klassi, kes pakub siis minu teada klaaspudeleid. Ja rääkige meile täpsemalt, mida te teete, miks te teete, kuidas teete ja mida pakute?
Klassi veepudelid on klaasist, kuna meie eesmärgiks on vähendada plasti kasutamist. Ja meie tootega tuleb kaasa termoümbris, mida saab kasutada nii musta kui roosana. Lisaks on pudeli peal rebase disain ning meie enda logo. Rebase valisime sellepärast, et rebane on Jaapanis rikkumata looduse sümbol. Lisaks tuleb meie tootega kaasa retseptiraamatud, kus on erinevaid retsepte, et vett huvitavamaks teha. Erinevaid maitseveesid. Need retseptid oleme me kas ise välja töötanud läbi aegade, mis meile endale meeldivad, kui ka lisaks me vaatasime netist juurde, et oleks erinevad maitsed. Ja nende koostamisel me üritasime valida hooajaliselt, et me ei paneks kokku maitseid, mida on ühe hooaja sees raske saada. Aga rääkige ka sellest, kuidas need pudelid valmis saate, et kas te ostate mingisugused valmisvormid või te valmistate need ise oma kätega? Pudelid me ostsime sisse koos ümbristega ja siis trüki me lasime teha Eestis. Selle disaini me koostasime ise või see meie omalaadud disain ja selle valmistas meie lennude, meie kaaslane, meie soovile ja siis see läks Eesti trükifirmas peale. Ja retseptiraamatud on siis meie enda koostatud ja siis lastud trükkida ja meie paberkotid me trükkisime ise. Mis on praegu teie kõige suuremad saavutused? Ja alumni tunnustas meid kui nende ühte lemmikutest õpilasfirmadest ja see meie jaoks väga suur saavutus. Kas te osalesite paljudel laadadel ja kui palju pudeleid te üldse müüsite? Me osalesime 2 laadal, kuna meie müük läks väga kiirelt. Esimene oli suur õpilasfirmade laad ning lisaks me käisime väiksemal laadal. Aga meie põhimüük toimuski suurel õpilasfirmade laadal, kus läks 14 pudelit ja praeguseks me oleme müünud 82 pudelit, mis on ka meie kogutoodang. Aga kui palju üks selline pudel üldse maksab? Üks selline komplekt maksab 15 eurot. Ja nüüd rääkige oma kogemustest, mida te olete saanud sellest õpilasfirma programmist kõige rohkem? No üks asi on kindlasti see, et me oleme õppinud arvestama rohkem meeskonnas töötamist ja me oskame nüüd aega planeerida kindlasti paremini, sest et alguses oli raske, et kõik asjad saaks meie paika pandud tähtaegaks tehtud, aga me hakkasime koostama endale ajagraafikuid ja panema täpselt kuupäevaliselt paika, et mis ajaks miski peab tehtud olema. Ja kindlasti me nüüd oskame rohkem ette mõelda, näiteks ka finantsilise poolt, et kuidas see tuleb jätta kulutusteks veel suurem varu, et meil oli natukene see ka, et alguses me ei osanud arvestada oma kõiki kulusid, aga siis me tegime ettemüüki, mis oli tegelikult väga tore kogemus, seepärast, et meil oli nii palju kliente kogunenud juba enne seda, kui meil olid reaalsed tooted käes, et see oli hästi tore, et neil oli suur huvi. Ja kuidas teil võistluses seni läinud on tänasel päeval üldse? Väga hästi, meil on väga tore olnud. Me ise oleme vähemalt rahul nendega. Eks me tulimegi näitama, et mida me oleme õppinud ja mida me suudame. Aga kust ma võin niisuguse pudeli endale soetada, kui ma siin näiteks ei õue seda teha? Meie neid pudeleid enam kahjuks ei müü, nii et neid ei saa soetada, ma kardan. Need on siis viimased variandid? Need on meie näite. Aga miks te edasi ei tee firmat? Kuna meie liikmetel on uued ideed järgmisteks aastateks, siis me otsustasime lõpetame selle firmaga ära ja siis vaatame, mis järgmisel aastal juhtub. Aga pidage meeles, et üks firma võib ka mitu asja teha ja kui teil midagi väga hästi välja tulnud on, siis võiks ka edasi teha. Aga aitäh teile intervjuu eest ja ma soovin teile edu edaspidiseks. Nüüd me jõuame siis meie juba 4. õpilasfirma juurde, Bowish, kes siis räägib ka täpsemalt, mida nad pakuvad, miks nad pakuvad, mis see on ja miks siuke mõte üldse tuli. Tere! Meie teeme õnne- ja motivatsiooniküpsiseid ja me tahame siis inspireerida ja motiveerida inimesi ja võib-olla tõsta seda teadlikkust mõttejõu kasutamisest, et just see, milline on sinu elu, et sa teed seda oma mõtetega, rajad oma elu.
et siis igas küpsises on soov sees, sa murrad selle pooleks ja vaatad siis, mis tulevik toob, et nad on ka natukene sellised ennustavad küpsised. Ja igas küpsises on siis kordumatu soov, et need et ju see on sellel inimesel mõeldud, kes selle küpsise siis saab. Aga rääkige mulle, kes neid soove üldse välja mõtleb ja kuidas te tagate seda kordumatust? Sest et ma ei tea, kui kaua võib niimoodi välja mõelda ja ühtegi kordumatust teha. Me ei mõtle neid otseselt ise välja, me uurime internetist erinevaid fraase, mõtteid, raamatuid uurime ja kuulame ka teiste ideid, näiteks mingisuguseid fraase paneme kõrva taha ja siis me kasutame neid ära ja meil on koostatud failid, et me teaks, millised fraasid meil on. Et siis seni teil ei ole kordunud mitte ühtegi motivatsioonisõnumit? Ei ole, me ei võta kaasa nagu laatadele ühesuguseid, kuid võib-olla erinevates kohtades on mõni kordunud, aga see tõenäosus on väga väike. Väga põnev, siis saab olla kindel, et saad ikka väga omapärase ja kordumatu sõnumi endale, aga rääkige tootmisest, kuidas te need teete, kuidas te jõudnud olete selleni ja kuidas teie tootmismeetod on arenenud? Tootmine on väga raske olnud, algselt tegime väga palju katsetusi, meil ei olnud need üldse kaunistatud, siis me tegime need kõigepealt ahjus, aga ahjus oli väga keeruline, siis me mõtlesime, et kuidas me saaks kergemini teha, hakkasime vahvlimasinas tegema ja me teeme küpsised ainast vahvlimasinas, aga see on väga efektiivne ja väga lihtne ja läheb väga kiirelt. Aga küpsise ajakulu on tegelikult päris suur, selle tootmise aeg, et ta peab küpsema, siis sa voldid ta kuumalt kokku, sa kaunistad teda, et ta peab tahkuma, et tegelikult see on päris kaua aega võtab, pluss see pakendamine ka siis veel. Kui palju küpsiseid teil siis ühes sellises pakis näiteks on? Sellisesse pakki me paneme 3 küpsist ja see maksab 4 €. Kas kliendi soovil saab ka rohkem või vähem küpsiseid panna? Kindlasti, kui tuleb tellimusi, siis me paneme ikkagi rohkem, kui soovitakse. Millised on üldse teie tulevikuplaanid? Kas te tahate selle firmaga jätkata või teha midagi muud? Me soovime selle firmaga jätkata, vähemalt sellised on meie esialgsed plaanid, aga me tahaks muuta võib-olla natuke firma nime arusaadavamaks ja samuti tahaksime siis teha uute lisanditega tooteid, et meil on näiteks šokolaadid ja need on peal erinevate maitsetega, et on mustikavalge šokolaadiga, on rummi tumeda šokolaadiga ja nii edasi, et panna erinevaid lisandeid ja tulevikus tahamegi siis teha veebilehe ja leida neid kliente uusi ja et täita siis tellimusi, et edasi, sest need on tegelikult väga populaarsed olnud. Kui te hakkasite nimest rääkima, siis rääkige, kust tuli üldse teie nime? Meie esialgne plaan oli üldse toota kikilipse, kuid me märkasime, et neid toodetakse üsna palju, siis me tahtsime ikkagi olla unikaalsed. Ja esialgne mõte oligi, et puu tähendab kui lipsu. Aga me avastasime, et see tegelikult mingil määral isegi sobib õnneküpsistele, sest siit tuleb soov, wish. Nii et jah, nii see meil tuli. Ja näevad ka natuke niimoodi kikilipsude välja, vähemalt mulle tundub. Aga rääkige ka seda, et kas teil näiteks Terviseameti või muu ametiga on kokkupuuteid olnud, sest siiski toodate ju toitaineid ja peate siis neid katsuma ja müüma. Kuidas teil sellega lood on? Ja muidugi meil on olnud, me küsisime alguses kindlasti juhendajatelt, et kas me peame tegema need lehed, kuhu me helistama peame ja nii edasi. Aga selles suhtes, et kui me müüme neid ja teeme neid, siis meil on ikkagi hügieeninõuded täidetud, kindad on käes, juuksed on patsis neid tehes ja nii edasi, et nõud on alati puhtad, kõik puhtad vahendid, et sellepärast ei pea tegelikult kartma, et inimene saab siit midagi kahjulikku. Räägime ka niisugusest isiklikust küljest, et mis te olete õppinud selle õpilasfirma tegemise käigus, mis on olnud teie edusammud, mis on vastupidi halvasti läinud ja rääkige oma elamustest ja mõtetest. Me oleme alguses meil oli raskusi aja planeerimisega, kõikidel olid oma tegemised ja ühist aega kokku saada ja teha oli üsna raske. Aga lõpuks me hakkasime kõik aega planeerima ja panime sündmuse tähtsuse järjekorda, et siis kõige olulisem ikkagi tehtud saaks.
kus tänapäeval saab soetada teie õnneküpsiseid ja kas on mingisuguseid viise tellida need näiteks internetist ja saada siis kingituseks kas postiga või muul viisil? Hetkel see väga võimalik ei ole, sellepärast et meil ei olegi seda lehte, aga me planeerime selle tulevikus teha ilmselt siis, kui me selle finaaliga ühele poole saame, et siis arvatavasti kes järgmistel lähipäevadel, nädalatel, sest see on meil juba kaua mõttes olnud, et proovida kätt tellimustega. Aga meiega hetkel saab isiklikult lihtsalt ühendust võtta, kuidas, kui klient tuleb siia, et kas siis Gmaili teel või kuidagi ja saab kokku leppida. Aga kui me teeme veebilehes, siis me saamegi hakata niimoodi võib-olla massiliselt kuidagi tootma. Aga aitäh ja soovime teile edu! Aitäh teile! Nüüd me oleme juba 5. õpilasfirma juures, see on õpilasfirma Vivell ja rääkige palun lähemalt, mida te toodate, miks, kuidas? Õpilasfirma Vivell toodab siis Wildis nuhvli ja nutikotte. Toodame ka samuti ka kaardi- ja tahvelarvuti kottid, nagu näete, kaardid ja tahvelarvuti. Kui siit laualt leidub teie nutiseadmele sobivat kotikest, siis on kohe võimalik teha eritellimus. Ning et eritellimusse märgite ära oma telefoni või tahvelarvuti mudeli. Värvivõimalust on ka meil valik ning siis kinnituse. Kinnituse võimalus on kas nööp või siis krõps. Samuti saab ka ilma kinnituseta. Et just kliendid soovil me oleme teinud ilma klapita kotikesi. Et siis on kergem, kiiremini saab kätte selle. Et paljudele ei meeldi siit niimoodi. See harjud sellega ära, sest see tuleb päris kiiresti. Algus võib olla natuke kohmakas, just, aga pärast on väga kiire. Kust teil üldse selline idee tuli teha neid kotte? Kersti tuli see idee umbes 1,5 aastat tagasi nüüd juba, ennem kui üldse see õpilasfirma värk hakkas meil nagu päriseks muutuma. Et tal läks endal telefon katki ja ta on meil siis õmblemishuviline ja siis ta tegi endale esimese selle sükse Wildist kotikese oma telefoni jaoks. Ja nüüd kui muidugi tagasi vaatame seda esimest kotti, siis see on päris kohutav võrreldes sellega, mis meil praegu on. Aga sealt siis sündiski see idee ja siis mõtlesime, et teeme siis õpilasfirmaga siis selle sama ideega, et arendame seda edasi. Kas teid ongi 3 inimest õpilasfirmas ja kas te jõuate nagu kõik need asjad teha? Me jõuame ikka päris hästi, vahest jääb ajast ikka puudu ja me teeme öösel hilja, aga selles mõttes, et me ikka oleme kõik ilusti jõudnud tähtajaliselt teha ja korralikult. Aga kui palju aega teil üldse kulub näiteks ühe sellise kotikese õmblemiseks? Kuna meil on lõige valmis, siis võtab umbes 15 minutit aega. Aga kui te teete meil eritellimuse, siis me peame täpselt teie telefonil tegema erilise lõike. See võtab natuke kauem aega, ehk siis läheb mingi 20 minutit. Aga kõik tööd saavad valmis ning praegu on maksimum ooteaeg, et kui te teete meil eritellimuse, siis maksimum ooteaeg on 2 nädalat, aga saab ka varem kätte. Et see oleneb kõik see, mida me lähme tootma. Aga rääkige ka oma tootearendusest, et kas mitu erinevat viisi disainidel on ja kas teil on ka võimalus mingisuguse mustriga või mingisuguse tikkimisasjadega teha, et kuidas teil need mõtted olid? Siis meil see kõige tavalisem, sükene. Ja siis meil ei olnud sisevoodrid siin, nii et see koht jäi siin natuke süke kole, sellepärast, et siin oli see kumm. Ja siis meil esimene asi tuligi vist see siia panna ja siis otsustasime ka, et teeme siia selle õmbluse, et siis jääks siuke nagu ühtlane, et igal pool on see õmblus. Tugevasti ära kinnitanud. Just. Ja siis meil järgmisena tuli meil see, et me klappi ma vahetasime, et meil oli alguses jah, meil oli siuke hästi suur. Aga siis mõtlesime, et teeme natuke väiksema, tagasihoidlikuma. Ja siis tuli meil krõps. Me saime, et saad tellida krõpsuga. Siis meil tuli see idee, et teeme visiitkaarte ja pangakaarte. Ja tahvelarvutitele ka. Siis tuli tahvelarvutitele. Võimalus on ka aplikatsioon peale tellida endale, nagu siin on näha. Üks klient tellis. Ning siis me valisime talle sobiva välja, ta ütles, et tahab kassipildiga. Me otsisime kassipildiga välja, ning ta andis meile vabad käed, et kuhu me selle trikkida saame. Siis me trikkisimegi sinna, saatsime talle ära. Ja siis kõige viimane uuendus ongi meil see Deluxe-sari, siin on siis paksem tume vilt siin ees ja siis taga on peenikesem vilt. Kui kaitseefekt on ikka sama, aga see on stiili pärast. Ning samuti oleme teinud ka väga suuri tellimusi, nagu oma koolile tegime me 30 tahvelarvutikotti.
Väga tore, aga rääkige ka oma isiklikest kogemustest õpilasfirma tegemise käigus, mis teil hästi läinud on, mis on halvasti läinud, mis kogemusi juurde saite ja mida tahaks veel juurde õppida? Siis esimesena, mina tahtsingi õpilasfirmat teha, et raamatupidamise kogemust saada. Mina alati see teema huvitanud, peres on mul raamatupidaja olemas, tema eeskujul tahtsin siis edasi saada ja siis 10. klassis seal kursuses läbi tehes mõtlesin, et miks ka mitte, meil on hea tiim olemas, meil on idee olemas, teeme siis, ja siis ongi, et mina olen siis arenenud raamatupidamises, parandanud ka oma käsitööoskusi, vormistamine kindlasti, täpselt kindlate dokumentide järgi vormistamine ja kindlate tähtaega. Selline asjad. Aga isiklik areng ka, et ma ei ole eriti selline avar inimene, nii et see müügioskus ja suhtlemisoskus on suureks plussiks mul tulnud. Mina ei teagi, et õpilasfirma, ma alguses väga ei kavatsenud, ma polnud väga kindel, et kas ma ikka, ma ei tea, ma ei olnud selles väga kindel, aga nüüd tagasi mõtlen, ma olen ikka väga-väga hea meel, et ma selle otsustasin, et ma nendega koos seda teen ja meil on päris hästi läinud ka ja minu isiklik areng vist on selles, et mina polnud ennem seda aastat õmblusmasinat vist katsunudki ja ma oskan nüüd natuke õmmelda ka, et ennem ma ei teadnud sellest maailmas mitte midagi. Ja siis muidugi suhtlemine ja teistega läbikäimine ja vahepeal natuke tundus tüütu küll, kui pidi öösiti neid viimaseid töid tegema, aga õhtuti ja öösiti me nii väga ei teinud, aga sellest väga-väga tore ja mul on väga hea meel, et ma selle ikka, et see meil nii on läinud. Aga meil on ka väga hea meel, et teil on hästi läinud ja me soovime teile omalt poolt ka edu edaspidiseks võistluseks ja koguge jõudu, kuna see on siiski juba viimane voor ja varsti hakkavad kohtunikud ka käima, aga edu teile ja aitäh intervjuu eest! Me jõudsime siis oma järgmise õpilasfirmani Sibis, kes siis samuti tutvustab meile, mida nad teevad, kuidas nad teevad ja miks nad teevad. Me oleme Sibis, me ühendame lõpptarbija tootjaga ja me teeme seda läbi e-turu, mille me oleme välja töötanud. Ja e-turus sa saad tellida endale talukaupa või üldse toidukaupa otse tootjalt, otse endale koju või siis pakiautomaati. Just, teile ma soovitan, tulge proovige kõigepealt Rebasonu talu maasuitsuliha või siis värvilisi porgandeid või siis marmelaade, mis on väga mõnusad Eesti väiketootjate poolt tehtud. Ja kogu Sibise kontseptsioon on see, et meie tahame teha revolutsiooni toidukauba tarneahelas. See tähendab seda, et tootja ja tarbija uuesti kokku viia. Kui praegu on tootja ja tarbija järjest kaugemale teineteisest läinud, et järjest rohkem vahemehi vahele tekkinud, siis meie kontseptsioon on see, et neid vahemehi ei ole vaja ja kaasates IT ja logistika lahendusi on võimalik uuesti tootja ja tarbija kokku viia. Mis oli siis esimene toode, mida te oma portaali kaudu müüsite? Alustades meil oli olemas 3 paketti tegelikult. Me alustasime pakettidega, ehk siis me mõtlesime välja sellise keskmise pere toiduvajaduse ja koostasime sellise vajaliku komplekti. Oli olemas lihtne, klassikaline ja gurmaanile toidupakett. Ja need olid siis Raudsi talu ehk siis Saaremaal asuva juurvilja talu tooted seal sees, et kartuleid, porgandeid, sellist mõnusaid asja ja gurmaani paketis olid need samad, näiteks need värvilised porgandid ja siis Blue Congo sinine kartul ja sellised päris huvitavad tooted ka juures. Aga rääkige meile ka täpsemalt sellest, kuidas te jõuate nende tootjateni, kuidas te leiate need talud ja need, kes toodavad midagi ja tahavad e-turu kaudu kuidagi oma kaupu ka inimestele tuua? No, tegelikult alguses oli see üpris raske ja me üritasime läbi avaliku meedia ja uudiste just talumeesteni jõuda. Siit saime ka esimesed tootjad, aga nüüdseks on see platvorm juba üpris tuntud ja üldiselt talumehed lihtsalt registreerivad ennast ise ära ja panevad tooted üles, et selles suhtes see on täisautomaatne ja selle koha peal me enam ei pea väga palju vaeva nägema. Rääkige oma tulevikuplaanidest ka natuke, mida te tahate tulevikus teha? Sibise plaan on teha revolutsiooni jaekaubanduses ja mitte ainult Eestis, vaid tegelikult üle Euroopa ja kas või üle maailma. Et me oleme loonud platvormi ehitades seda niimoodi, et see on võimalik kergesti teises riigis tööle panna ja hetkel on näiteks Leedus ja Saksamaal meeskonnad töötamas selle nimel, et seal kohalik Sibis tööle panna.
ja samuti me arendame ka erinevaid uusi lahendusi, muudame seda süsteemi veel mugavamaks, veel paremaks, oleme arendanud ka näiteks Cibis business teenuse ärikliendile või loome praegu Cibis Gold ja Express teenuseid, et pakkuda külmtransporti või siis kiirtransporti. Ma näen, et teil siin on ka mingisugused retseptid, et rääkida nendest lähemalt ka. Et igal laadal me oleme jaganud siis retsepte, siin on meil 5 erinevat retsepti ja see on päris hea reklaaminipp ka, et kui keegi võtab koju endale retsepti ja talle jääb see nagu tavalised sellised reklaamid ei jää alles, aga kui retseptina, siis tal tuleb ikka meelde, et Cibis oli see tore koht, kus sai tellida kõiki neid koostisaineid ja saab siis kunagi hiljem näiteks. Ja võite siit kaasa võtta kõike? Ja, ma annan kaasa teile. Kas me anname teile 2 peale 1 või? Ja, me jagame ära kuidagi. Aga rääkige ka pisut oma koduleheküljelt, kes teil sellega tegeleb, kes seda kõike korraldab, kes tegeleb programmeerimisega ja kuidas te üldse nagu nii toredale leheküljes suutsite teha? No iseenesest see lehekülg ise on ainult osa kogu sellest suurest süsteemist, mis siia taha on loodud ja lehekülje tehnilise poolega, ütleme niimoodi, Rudolf siin tegi disaini ja mina olen see, kes on siis selle, ütleme, koodina paika pannud ja siin on läinud väga palju öid ja väga palju on, ütleme, jäetud magamata selleks, et seda asja teha ja ma usun, et tänu Cibisele ma nüüd tean, mis tunnen nädal aega vaevalt üldse magada või kuidas, mis tunnen pärast koolis käia just eriti, aga me oleme päris palju, ütleme, päris palju ka hakkama saanud ja ma usun, et need pingutused ja üritused on ära tasunud, sest nüüd on see süsteem praeguses vormis valmis ja ootamas suve, kui me tahame selle veel paremaks muuta. Teil on väga lahe teenus ja soovime teile edu tänasel võistlusel. Aitäh! Tere! Meie järgmine õpilasfirma on siis Woodhai või Wooti, kuidas te Wooti? Olgu siis Wooti, kes siis pakub meil puidust lipse meestele ja rääkige palun sellest, mida te teete, miks te teete, kuidas te niisuguse mõtte peale üldse tulite? Kuna puidust asjad on väga moes tänapäeval ja selliseid lipse ei ole varem tehtud, siis mõtlesime, et see on väga hea äriidee toota puidust ripplipse ja kõik on 100% käsitööna tehtud. Kasutame 2 puitu, pööki ja tamme ja erinevaid toone. Palju aega teil kulub üldse ühe sellise lipsu valmistamiseks? Me lipsu ühekaupa ei tee, kui me teeme, siis me teeme mingi 15-20 korraga ja see läheb umbes 2 nädalat. Kas teil oli ka mingi, ma ei tea, äge eritellimus, kui teil telliti väga palju neid lipse või oli midagi nagu erilist? Praegu on kõige suurem tellimus 40 lipsu, Tamme oma. See on siis ühele firmale, kuhu peale me laseme veel nende logo. Niimoodi firma kingitusteks on päris hea. Ma vaatan, et olete kõik ilusasti ka oma puidust lipsudega. Kas te pakute ka erinevaid suurusi ja mingisugused erinevat disaini ka? Kui keegi tellib näiteks mingit teises suuruses lipsu, siis me võime selle talle ära teha ja ka soovitud värvi, et me oleme teinud täieliku nagu musta värvi lipsu ning oleme ka roosat lipsu teinud sõbrale, et selles suhtes, et oleme väljakutseteks valmis ning teeme kõik ära. Millised on teie tulevikuplaanid? Kas te tahate päris firmat teha või tahate midagi teist teha? No, edasised plaanid on järgmine aasta luua veel rahvusvaheline õpilasfirma ja siis edasi teha O1, kuna meil on selline põhi all, et kui ära lõpetada, see oleks lihtsalt kurb. Aga kus neid lipse praegu saab osta ja kui palju nad üldse maksavad teil? Saab osta laatadelt või kirjutada Facebookis või helistada või e-mailile kirjutada.
lipsuhinnad algavad siis 30 eurost, 30 eurot on pöögipuidust lips ja siis on tammepuidust lips, on 35 eurot. Siis oleneb eritellimusel, kui mingi teist värvi või teisest puidust, siis hind on kokkuleppeline. Aga rääkige ka oma nagu visioonist tulevikus ja kuidas te näete oma kauba levikut üldse üle Eesti, üle Euroopa, kuidas te tahate seda nagu levitada ja oma toodet arendada? Mis see küsimus oli? Kuidas te hakkate levitada toodet ja arendada? Praegu on plaanis saata mõned lipsud Hollandisse, mõned näidised, ta vaatab, kas seal saab maha müüa või ei saa. No arvatavasti saab, kuna seal on need puiduskingad ju. See puiduslips peaks veel paremini minema. Tellimusi on üle Eesti, saadame postiga kohale, täiesti võimalik teha. Ja tulevased plaanid on kindlasti Euroopasse minna. Aitäh teile, soovime edu tänasel võistlusel! Tere! Me oleme jõudnud meie järgmise firmani ja siis see firma on Notebase ja nad tutvustavad siis oma toodet. Tere! Me oleme õpilasfirma Notebase ja meie toode on sülearvuti alus. Ja kus see idee tuli, oli see, et kui me kasutasime sülearvutit ise, siis tihtilugu oli see süles või voodis ja mis juhtus oli see, et sülearvuti läks kuumaks, ventilaator hakkas tegema müra ning endal oli ka ebamugav kasutada seda. Ja siis me mõtlesime, et teeme midagi ilusat, mis on maitsekas ja samamoodi väga lihtne ja täidab oma ülesannet. Ja sellised need meie tooted on. Ma näen, et teil on tooted kahes suuruses. Kas teil on ka mingisugused teised suurused ja teised värvid ka? Suuruste osas me tegime küsitluse enda koolis ja tuli välja, et väga suurel protsendil olidki kas 13,3 tolli ekraan ja kuni 15,6. Miks meid on suuremaid on sellepärast, et veel suuremat alust hoida oleks arvatavasti väga ebamugav ning 13,3 väiksemaid on väga vähestel inimestel, nii et leidsime sellise kesktee. Kuidas teil praegu oma õpilasfirmaga läinud on? Läinud on üllatavalt hästi, et me oleme saanud väga palju positiivset tagasisidet näiteks klientidelt ja samas ka natukene kriitikat, et me saaksime teha veel nagu toodet veel paremaks ja veel seda edasi arendada. Aga muidu üldiselt me oleme ise nagu selle õpilasfirma perioodi jooksul õppinud hästi palju ja nagu omavahel on hästi vinge koos olla ja teha nagu asja, mis nagu ühiselt nagu meeldib. Et me nagu alguses panimegi paika sellised enda jaoks sellised eesmärgid ja siis saamegi nende nimel nagu püüelda. Aga mis see kriitika oli, mis nagu klientidele ei meeldinud? Hästi palju on tahetud näiteks mingi teisi värvitoone, näiteks oligi, ühed tahtsid näiteks sellist purpurpunast tooni, on mingi roosat, siis näiteks on hästi palju küsitud, et äkki saaks ventilaatorit sisse. Ja siis me olemegi nagu mõelnud nii, et peale õpilasfirma perioodi me võtamegi nagu me lähme 12. klassi ja siis selle ajal me saamegi nagu rohkem seda tootearenduse poolt mõelda ja siis ongi, et katsetada erinevaid värvitoone, erinevaid mingi disaine, materjale ja siis saakski nagu toodet veel paremaks edasi arendada. Aga rääkige ka toote arengust, kuidas te seda tootate, kas te ostate tooriku kusagilt sisse, kuidas te sellega tegelete, sest et tõsiselt see näeb välja väga uhke ja ehtne ja rääkige, kuidas te teete seda? Muidu esialgne toode tuli meil, tahtsime teha tugijalgadega ja sahtliga ja see tuli nagu hästi suur ja siis me mõtlesime, et keegi ei hakka seda kasutama, et alustasime nullist ja tegime minimalistlikuks ja moodsamaks selle, ehk nagu esimeses prototüüpis kuni praeguseni on areng olnud suht suur ikkagi. Ja kuidas me teeme neid on siis, et lõikame ise materjalid tööruumides välja, viime EKOMisse, kus nad pakuvad meile laserteenust ja siis alused lähevad edasi Tartu Kutsehariduskeskusesse, kus õpilased aitavad meil toodete liimimise ja lihvimisega. Ja sealt edasi lähevad värvifirmasse Arends, kus nad saavad endale valge või musta värvi ja siis lähevad müüki. Aga väga tore toode ja olete väga tubli, ma olen kindel, et teil on nõudlust veel ja veel, aga kuidas teil võistlus on senini läinud, mis on teie isiklikud elamused ja muljed ja kuidas arvate teil lõpuks ikka läheb?
esitlus läks meil väga hästi, et me nägime selle nimel vaeva ja saime kõik ilusti 4 minuti sees ära öelda. Ja slaidid vist tulid kõigel ajal, nii et see läks väga hästi. Ja žürii vestlus samamoodi valmistasime ette ja ei olnud midagi täiesti üllatavat, et saime rääkida, mida me oleme teinud, kuidas me oleme teinud ja siiamaani on ka väga hästi läinud, saime juba ühe toote täna maha müüa. Nii et rääkige, mis te kõige suurimad edusammud olid ja mida tahaks veel juurde õppida ja milliseid vigu tulevikus vältida? Üks suur edusamm oli, kui me käisime Riias õpilasfirma Laadal ja seal me ikka tunnistati Junior Achievement ja alumni eripreemiaga, et potentsiaalikas õpilasfirma, et see oli väga suur asi meie jaoks. Ja samas saime ka sealt ühe väärtkontakti Suurbritanniast, et siis teha nendega koostööd, et nad nüüd saadavadki meile oma toote ja siis me saame vaadata, et äkki mingi uus disain koos välja mõelda või siis midagi äkki olla edasi müüa siis Eestis, et seda edasi arendada. Et see oli tõesti väga-väga uhke värk, et millega edaspidi tegeleda. Aga aitäh teile, olete väga tublid olnud ja ma soovin teile siiralt edu ja jõudu veel tänaseks päevaks. Oleme jõudnud järgmise õpilasfirmani, see on õpilasfirma Julge Hunt ja tutvustage meile palun oma toodet või teenust, kuidas seda nimetada, mida te teete, miks te teete ja kuidas? Meil on siis kaardipõhine seltskonnamäng, mis koosneb 54 erinevast kaardist. Igal kaardil on erinev väljakutse, mille sooritamise eest siis on võimalik punkte koguda. Ja mängu lõpuks suurima punktiskooriga mängija on siis kõige julgem hunt ehk siis mänguvõitja. Ja et see on selline väga lõbus ja tore viis, kuidas sõpradega, perega, sugulastega koos aega veeta, et see on selline jäämurdja seltskonnas ja tõesti inimestele väga meeldib see. Kuidas te üldse tulite siukse mõtte peale? On igasuguseid erinevaid mänge juba olemas, et kuidas teil just siuke mõte pähe tuli, et võiks väljakutseid teha? Ja see on suht sarnane niisuguse mänguga nagu tõde või tegu. Tõdet ei ole vaja, ongi ainult tegu. Rääkige. Et meil on omad kogemused, et just ongi kindlasti üheks inspiratsiooniallikaks oli siis tõde ja tegu, et kui need teod muutsid ükstuiseks ja igavaks, et siis mõtlesime, et äkki oleks siuke lahe idee teha, panna lihtsalt kõik teod kokku ja teha mingi siuke mäng, mida oleks hea kaasas kanda ja niimoodi lihtsa mõttega ja lihtne teha mängida. Aga rääkige ka oma inspiratsioonist, kust te võtate neid väljakutsed, kuidas te neid välja mõtlete ja kas on korduvast või pidevalt tuleb midagi uut peale, mida teha? Tegelikult kõik 54 kaarti on erinevate väljakutsetega, aga inspiratsiooni saime nii internetist kui ka elust enesest, et kui midagi naljakat juhtus, et igalt poolt saime neid. Ma näen, et teil on siin erineva värviga kaarte, et rääkige nendest rohkem. Värvid siis tähistavad seda raskusastet, et rohelised on kergemad, sellest saab 1 punkti, kollased keskmised 2 punkti ja punased siis raskemad ja 3 punkti. Minu meelest see küll ei ole lihtne. Millised on teie tulevikuplaanid, mida te tahate teha? Kas tahate firmad teha või midagi muud? Jaa, kindlasti, et mängu puhul siis tuleviku plaanideks on kindlasti see, et me sooviksime ingliskeelse versiooni teha ja siis mujale laieneda, et praegu meil rohkem ei ole kaugemale mõeldud, aga kindlasti ka poekettidesse nagu Apollo ja muud raamatupoed. Aga rääkige ka oma kogemustest, mida õpilasfirma programm on teile andnud, mida olete juurde õppinud, mis kogemusi saanud ja mida te võiksite ka oma järglastele rääkida ja õpetada? No kõige suurem kogemus on muidugi selle ettevõtlusalane, et väga-väga põnev oli kõike seda algusest lõpuni läbi kogeda. Me saime mõelda enda toote, me mõtlesime sellele välja ja me suutsime sellega toota ja seda inimestele ka müüa. Ja ma arvan, et see ongi kõige suurem kogemus, et selles õpilasfirma programmis, et saad kõike seda teha, mida sa oled ise mõelnud. Ja
ilmselt soovitus järgmiste aastate õpilasfirmadele, et kindlasti pidada enda nii-öelda plaanist kinni ja alati kõike kontrollida, et alati võib igalt poolt erinevaid vigu tulla sisse ja et aega kindlasti osata planeerida, et see on ma usun, et paljudel probleemiks. Aga kindlasti on neile huvitav, kes praegu otseülekannet vaatavad, kus kaudu te vahendate oma toodet ja kust me selle soetada saame? Me käime laatadel väga palju, siis tuttavate kaudu ja ka Facebooki kaudu, et sinna Facebookis on meil siis Julge Hunt õpilasfirma ja meile saab kirjutada ja me siis viime siis tellimused täide. Kas teil on seni olnud ainult üks versioon sellest mängust või on teil mingisuguseid mitu variatsiooni sellest olnud? Äkki on olemas mingisugused kindlad väljakutsed, mis on seotud ainult ühe valdkonna või teemaga? Meil sellist eraldi nagu mitme valdkonnaga teemat ei ole olnud, aga meil on olnud ka nagu esimene versioon, mis on siis oli selline ja ka selle versiooniga oli probleem, et oli pisut vigadega, aga muidu väljakutsed üsna sarnased, aga jah, et natuke neil on parem. Mis vanuses peamiselt inimesed ostavad teil neid? Selline teismeiga kuni näiteks 20-ndates, 30-ndates aastates, aga samuti on ka nooremaid inimesi, kes on ostnud ja samuti ka vanemaid, et me oleme väga erinevatelt inimestelt tagasisidet saanud. Aga aitäh teile jutu eest ja me liigume siis, soovime edu ja liigume järgmise õpilasfirma juurde, kes pakub siis kitsepiimajäätist ja palume siis ka neil tutvustada enda oma toodet ja rääkida natuke täpsemalt sellest, mida nad teevad ja kuidas nad teevad. Kas me saame ühe inimese sealt kätte? Ma segan natuke. Rääkige, mida te teete ja kuidas te teete, miks te teete, kuidas te siukse mõttega? Meie siis oleme õpilasfirma Jätsu, kes teeb kitsepiimast jäätist. Ja mõte tuli sellest, et mina oma kaksikõega siis elame ühes talus, kus elavad kitsed. Ja meil kippus kuidagi piima üle jääma ja siis mõtlesime, et me võime seda rakendada. Ja siis me otsustasime hakata tegema jäätist. Aga rääkige sellest tehnoloogiast, kuidas te üldse suutsite ikka päris jäätist niimoodi valmis teha, kuidas te valisite maitseid, kas teil olid mingisuguseid katsetusi ja kuidas see protsess üldse kõik toimus? Et alguses võtsime siis ühendust mitmete erinevate asutustega nii Tallinnas, Tartus kui ka Olustveres ja siis leidsime, et kõige mõttekam on Tartus, sellepärast, et seal me leidsime ühe toiduaine labori juhataja Hannes Motse, kes sai hiljem ka meie mentoriks. Ja siis tema õpetas meile selgeks, mida on vaja hea jäätise tegemiseks. Ja siis seal me hakkasimegi välja arendama retsepti, et siis Eesti Maaülikooli abiga. Rääkige, mis maitsed teil nüüd pakkuda on? Täna meil siin kaasas on ainult 2 maitset, et aroonia õun ja siis vanill, aga tegelikult meil on 6 maitset. Meil on siis vanill, aroonia õun, astelpaju, mustsustar ja jõhvikas. Kui palju aega kulub üldse ühe sellise jäätise tegemiseks? Et tavaliselt me toodame nädalas 15 kilo jäätist ja 15 kilo jäätise valmistamiseks kulub umbes 10-12 tundi. Et eelmisel õhtul enne preemiasse minekut me teeme siis kodus, keedame segusid ja siis me segame kõik ained kokku, keedame, pastoriseerime, homogeniseerime, jahutame ja siis need peavad 12 tundi seisma, et tekiks õige see konsistents. Ja siis järgmisel päeval me liigume preemiasse, seal teeme jäätist koos masinaga ja siis paneme ta kalestuma -40-sse ja siis edasi me pakendame ja siis läheb müüki. Aga kuidas teil praegu on üldse oma õpilasfirmaga läinud? Kas olete rahul, et seda tegite ja olete õnnelikud? Me kindlasti ei teadnud, et jäätise tegemine võib olla nii keeruline. Et alguses oli üldse
väga kulukas teha seda kõike, seepärast et me ise oleme Tallinna kandist ja siis siia Tartusse sõitmine osutus väga kulukaks. Ja siis me saime partneriks Lux Expressi, kellelt me saame siis tasuta sõita nagu Tallinna ja Tartu vahet. Ja siis siin aretasime välja retsepti ja siis on läinud. Aga rääkige siis meile ka sellest, miks teie jäätis on kuidagi omapärane ja mis on selle eelised tavalise jäätise poolest, et nagu ma aru sain, siis te püüdsite teha ka täiesti laktoosivabad jäätist. Rääkige sellest ka natuke. Et laktoosivabast jäätisest? Laktoosivabast ja miks on teie jäätis eriline? No meie jäätis ongi 2 sellist kõige omapärasemat aspekti, et ta ongi just kitsepiimas, mis ei ole üldse Eesti turul nii laialdaselt saadaval ja meie maitsed, mis on sellised eestimaised ja natukene vähem tuntud üldse jäätise turul, et iga roonjõuna jäätist väga ei leia. Laktoosivaba jäätis oligi meie klientide suur soov, et väga paljud tulidki küsisid, et kuna kitsepiim on ise väga laktoosivaene või väga laktoosisõbralik, siis et seal on seda päris vähe, siis et oleks kas võimalik ka täiesti laktoosivaba jäätis, sest vahukoor on siiski veel lehmapiima baasil. Nüüd ongi olnud hetkel see suurim takistus, et leida piisavas koguses ja piisava kvaliteediga seda laktoosivaba vahukoort ja lõssipulbrit samuti, sest see on ka piimapulber lehmapiima baasil. Et me nüüd sellega tegeleme, et see on täiesti võimalik, lihtsalt on vaja piisavad kogused ja vaadata, et kuidas ta nagu jäätisesse sobib, et maitse poolest. Aga rääkige ka teie kõige suurimatest edusammudest ja ka mingisugustest tagasilöökidest, et mis on teil seni hästi läinud, mis on halvasti läinud ja mida te võiksite soovitada järgmistele õpilasfirmade tegijatele? Kindlasti üks väga suur saavutus on see, et me oleme saanud niivõrd suured ettevõtted endale koostööpartneriteks. Et see näitab kohe, et ka Eesti suurettevõtted on nagu nõus noorte ettevõtlikkust toetama. Ja samuti ka see, et me oleme vähendanud inimeste kartust nagu kitsepiima suhtes, et me oleme suutnud inimesi veenda, et tegelikult ei ole vaja seda karta ja see on ka väga hea. Ja samuti näiteks tagasilöökideks on olnud ka retsepti välja arendamisel, et meil vahepeal, kui me hakkasime uusi maitseid arendama, siis tekkis veidi vastuolu nagu maitse suhtes, aga sellega me saime ka lahendatud tänu meie mentorile Maaülikoolist. Ja teistele õpilasfirmadele soovitaks seda, et ärge kartke teha midagi, mis tundub võimatu. Sest et kui meie võtsime näiteks jäätise tegemise, siis me arvasime, et see on väga lihtne, et mis selles ikka keerulist olla saab. Aga tegelikult see osutus tunduvalt keerulisemaks ja tegelikult see on väga pikk protsess. Aga kõik on võimalik. Te olete läbi teinud väga suure ja uhke töö ja väga hea meel, et meil toodakse nüüd midagi niisugust rohelist ja bio ja tervislikku, aga me soovime teile siiralt õnne veel tänaseks õhtuks ja varsti selgub siis, kes on parim. No nii, päevajuhid on seekord lahti lastud ja järg on antud eelmise aasta päevajuhtidele, et teha intervjuusid ja jätkame siit kohe õpilasfirmaga Valemaatika, kes teatavasti peaks tegelema matemaatika õppimise kuidagi edendamisega, ma eeldan, jah? Mis täpsemalt teie tegevus on? Täpselt nii, et meie siis tegime võimalikult kompaktse ja hästi lihtsasti kasutatava valemikogu, kus on kõik põhikoolist 6. kuni 9. kõik valemid olemas, mida sul vaja võib minna. Miks just põhikool, miks mitte gümnaasium? No eelkõige selle tõttu, et põhikooli me oleme ise läbinud, ehk siis me oleme tuttavad selle probleemiga ja selle materjaliga. Samas gümnaasium on meil praegu alles poole peal, nii et aga meil on plaanis teha gümnaasiumile sarnane asi. Aga kui siin ilmselt matemaatika kui reaalaine, kas plaanite laieneda ka näiteks füüsikale või keemiale või midagi sellist? Ise kui reaalklassi õpilane praegu orienteerume siis ikkagi matemaatikale. Aga mine tea, tegelikult vajalik asi igas aines, kus on kõik asi kokku, ka füüsikas, keemias, tegelikult võiks olla niisugune asi, mida saab iga päev koolis kaasas kanda. Kas õpilasfirmade lõppvõistlusele väljajõudmine oli teie jaoks nagu üllatus või oli see loogiline asjade käik? Otselt üllatus ei olnud, aga loomulikult see tuli mingil määral rõõmu uudisena, et ei teadnud ette, aga lootsime ikka.
ja võistlus täna on teil läinud hästi, on olnud raske, on olnud kerge? Ei, väga huvitav päev on olnud, et ise tunneme, et on väga hästi läinud, et tundsime, et esinemine läks hästi ja vestlus žüriiga tundus samuti libedalt minema. Ja üldse väga huvitav, et nii žürii ees rääkida, et väga sisukas vestlus oli ja ka selle ees oma äriteed tutvustada. Mis oli kõige keerulisem küsimus, mis teie käest küsiti? Kõige keerulisem võib-olla see, et mida täpselt tulevikus edasi teha. Et kõik teed on tegelikult valla, aga mida täpselt teha, see selgub aja möödudes. Aga ühesõnaga te ei oska mulle veel öelda, mis saab aasta lõppedes, kui õpilasfirma saab läbi? Me oleme tegelikult otsustanud, et me läheme selle projektiga edasi ja hakkamegi siis seda gümnaasiumi siis valemikogu koostama vaikselt. Selge, aga aitäh teile, ma soovin teile edu ja loodan, et võistlus läheb täna hästi. Aitäh! Ja vaatame siit nüüd edasi, ma näen siin juba James Bondi logo ja 2Tie4. Kas teie kliendid on James Bondid? Ikka, kord on. Mida täpsemalt te siis oma klientidele pakute? Pakume neile imelist lilledega täidetud kikilipsu. Materjal on siis pleksiklaas ja väga mugav ja väga šikk ja stiilne kikilips. Tõesti näeb väga vahva välja, et mulle tundub, et seda ei ole päris lihtne toota, et klassikaline õpilasfirma võib sellega hätta jääda, et kui keeruline see protsess tegelikult on? See tootmisprotsess on hästi pikk ja selle väljatöötlemine võttis hästi kaua aega, sest me töötleme pleksiklaasi kodus. Ja see on meil hästi palju tagasilööke toinud, aga me oleme hästi suure arenguga läbi teinud. Ja nüüd me oleme jõudnudki nii kaugele, et vähemalt selline toode on meil nagu valmis. Aga kui sa ütled, et te toodate neid kodus, siis kuidas see nagu täpsemalt välja näeb, et sulatate mingit plastmassi kokku ja valate vormi või ma ei kujuta nagu ette, kuidas see välja näeb? Plastiku tootmisprotsessis oskab austajales rohkem rääkida Greta Liisa, et tema on läheb. Ja, no võtame siit siis kohe. Meil on siis 3D vormist, millest me tegime savist vormid, kus me surume selle pleksiklaasi ja sealt toimub edasi väga pikk töötlus käia ja erinevate lõikuritega, aga meil on uus plaan teha uus vorm, kus oleks siis rauast vorm, kuhu me saaksime lihtsalt selle suruda, mis kiirendaks vägagi tootmisprotsessi. Mida tähendab teie firma nimi 2Tie4? Sellest oska veel äärin rohkem. No lähme siis siia poole üle. Jah, firma nimi on, et see on nagu liiga ilus, et selle nimel võiks lausa surra. Ja kuna see on nagu sõnade mäng, et tai ja tai, nagu need tähendavad, need kõlavad samamoodi, see tundus nagu ideaalne firma nimi, et mis nagu panna meie firmale siis. Kuidas täna võistlus on läinud? Kas kohtunikud on kurjad? Kohtunikud on väga toredad, et väga palju uusi mõtteid antakse, tagasisidet saab väga omapärast mõtted saab. Et kindlasti saame motivatsiooni juurde, et tegeleda edasi tootearendusega ja mõtteid tulevikuks, et väga palju saab siit. Mis saab edasi pärast õpilasfirma aasta lõppu? Kavatseme järgmise aasta tegeleda just tootearendusega, et valmistada masstoode, et me saaksime viia ennast välisturule ja mõtleme ülikooli esimesel aastal teha sellest ka osaühingu. Okei, äkki järgmises James Bondi filmis siis kannab härra Bond siis teie lipsu, aga aitäh teile, ma soovin teile edu. Ja vaatame nüüd siit edasi. Siit paistab õpilasfirma Kokoskin. Tervist! Mida teie siis oma klientidele pakute? Kehakoorijaid. Milles seisneb kehakoorijate sensatsioon? Mis on erilist teie tootes? Meie kehakoorijad on kõik kookoseli baasil ning seda just sellepärast, et Eesti kliima on reeglina niiske ja väga rõske ning see jätab nahal oma jälje ja samas kookoseli on hästi niisutav ja naha tekstuuri parandava toimega. Kuidas te jõudsite selle nii-öelda retseptini siis, et milline see kehakoorine nagu välja näeb? No alustasime õpilasfirmat tegelikult sellest, et Annabelil oli konkreetne vajadus kehakoorijate järele ja ta hakkas nii-öelda internetist uurima igalt poolt, kuidas neid valmistada ja tema nii-öelda võttiski meid punti, et hakkame neid tootma. Kas sa siis oled ise nüüd oma kõva kehakoorijate kasutaja? Oo ja, mina olen täielik fänn. Suurepärane. Kuidas te oma aasta kokku võtaksite, et mis on kõige suurem õpikogemus, mis te õpilasfirma programmist kaasa võtate? Oi, neid kogemusi on väga palju, aga kindlasti tasuks ära märkida meeskonnatööd. Me oleme nii erinevad inimesed, aga me klapime nii hästi, nii et see on märkimisväärne, me oleme nii rahul. Seda on ainult rõõm kuulda, et kas te olite juba enne firma alustamist nii-öelda ettevõtlikud inimesed ja mõtlesite ettevõtluse peale või saite te selle ettevõtlushuvi nüüd õpilasfirma programmi käigus?
ja me kõik läksime Viljandi gümnaasiumi majandussuunda, aga meil ei olnud ettekujutust ettevõtlusmaailmast konkreetselt ja me õppisime termineid ja kõik, aga nüüd on tulnud see pisik, sest me oleme hakanud kõik ajama mingit oma asja veel lisaks. Et Junior Achievement'i programm andis väga-väga suure tõuke meile, tõesti. Selge, suurepärane. Rõõm oli teiega rääkida ja ma soovin teile edu ja kõik head. Ja võtame siit veel ühe firma praegu, õpilasfirma Cheeset. No ma pean kindlasti ära mainima, et lava esinemisel jäi mulle silma üks neiu ja see olid sina, kes rääkis sellel aastal kõige paremini. Kuidas sa nii hea esinemisoskus oled endale saanud külge? Oi, see tuli mul ikka kõva harjutamise tulemusel tegelikult kõigil meil, et me ikka harjutasime veel eile öösel ja harjutasime täna vara hommikul ja. Aga seda oli rõõm kuulda. Mida siis te täpsemalt toodate oma klientidele pakkuda? Meie pakume siis juustu valmistamise komplekti, mille abil saab iga inimene kodus lihtsa vaevaga juustu teha. Et komplektis on kõik olemas peale piima. Piim tuleb valida siis ise, kas lehma, kitse, isegi sobib taimepiim, näiteks kaerapiim ja saabki teha juustu. Aga miks peaks ma ise tegema juustu selle asemel, et osta valmis juust poest? No loomulikult sellepärast, et ise tehtud juust on äärmiselt eriline. See täpselt näha, kuidas see on toidulauale jõudnud ning oluline ongi see mitte see juust ise, mis valmib, loomulikult see on ka oluline, aga see on ikkagi peamine asi, et see emotsioon, mis sealt juustu valmistamisest tuleb ja see kogemus ja see silmaringi avardab täiesti. Kas Eestis on ka sarnaseid konkurente teil turul, et kellega te peate konkureerima, kes samamoodi pakuvad valmistada ise juustukomplekti? Juustukomplekte keegi teine ei tee, aga kaudseteks konkurentideks saame pidada siis juustutööstusi, kes siis teevadki valmis juuste. Need on kaudsed konkurendid, aga juustukomplekte teised ei tee. Ja kuidas teil aasta läinud on? Kas olete osutunud edukaks või on kliendid natuke mitte huvitunud olnud? Ei, aasta on olnud väga edukas, me oleme nüüd tegevusaasta jooksul üle 200 komplekti juba maha müünud. See on väga suurepärane. Aga võistlus? Kas võistlus on äge või on see pingeline, raske? Võistlus on kohutavalt äge, me oleme hästi elevil, hästi palju positiivset tagasisidet oleme saanud ja hästi tore on teiste õpilasfirmadega ka suhelda. Aga loomulikult on ka pingeline ja suhteliselt keeruline. Kas õpilasfirmade võistlusele väljajõudmine oli teie jaoks iseenesest mõistetav või tuli see teile üllatusena? No me pingutasime selle nimel juba siis, kui me seda firma meeskonda kokku panime, et see oli meie eesmärk juba väga varakult. Suurepärane, et siin te olete ja olete kindlasti selle ära teeninud. Ma soovin teile edu, aitäh teile! Ja võtame ette kohe järgmise õpilasfirma, kelleks seekord on õpilasfirma Klots. Kiki Lipsma, nagu ma näen. Mida täpsemalt lisate te omalt poolt Kiki Lipsu juurde, et teha see eriliseks? Meie valmistame Kiki Lipsu, mille sisu on vahetatav. Seda saab keerata ainult nupu ära ja sisu saab eemaldada ja teise sisu asemele panna, mis on väga lihtne ja majanduslikult palju odavam kui osta igale triiksärgile erinevat lipsu. See on puidust baasil, et kui kaua võtab selle lipsu vormi tegemine teil aega? No umbes nii 6-7 tundi, et kui meie anname tellimuse, anname oma firmas olevale dislerile, siis tema teeb selle raami, puidu ja meie teeme siis selle sisu. Et kokku läheb umbes kuskil 6-7 tundi. Ühe lipsu peale siis, jah? Kuidas teil võistlus läinud on? Mis tunded on? Alguses, kui tulime, siis oli natukene hirmus, aga nüüd on pole üldse siuke mõnus tunne on. Absoluutselt, ma arvan, et võistlusel on kõik teiega sõbralikud ja tahavad teist nii palju kuulda. Žürii vestlus, mis oli kõige raskem küsimus, mis teie käest küsiti? Kõige raskem küsimus oli vist see, et kuidas me ise oleme üldse arenenud selle jooksul. Aga anna mulle nüüd vastus sellele. Kindlasti suhtlemisoskus ja julgus, et enesekindlus ennem oli ikka väga madal ja nüüd tänu sellele õpilasfirmale siis me oleme seda väga palju saanud arendada. Ma näen, et teil on üle 2000 euro tulu, et kust see kõik tulnud on? Erinevad müügid laadal, kui kõige enam müüme me läbi Facebooki. Ja väga palju inimesed räägivad, et üks nägi kuskil ja selle kaudu oleme saanud väga palju suuri tellimusi. Väga lahe, aga ma soovin teile edu, aitäh teile ja liigume edasi siit. Vaatab mulle siit vastu õpilasfirma Dr. Kaisus, kas me saame siia vahele pugeda. Tervist, mida teie siis oma klientidele pakute? Me pakume siis Kaisu karusid, kuhu põlle sisse käib siis küüslauk ning see on siis ideaalne viis lapsi ravida või siis ennetada ka haigusi. Ennetada haigusi, ühesõnaga küüslauk on teie imeravim, nagu ma aru saan? No, täpselt nii.
Miks just kaisukarud, miks mitte rebased, ma ei tea, mägrad, mutionud? No kaisukarud on alati selliseks laste lemmikuks jäänud. Nii nad jäävad edaspidigi. Kas te õmblete need ise kokku või kuidas tellite kuskilt ja panete põlle neile ise ette? Ei, kõik teeme täiesti ise otsast lõpuni, kõik on käsitööna, ei ole mingisugune masstoodank. Kuidas teil aasta läinud on? Kas kaisukarud on olnud populaarsed või kuidas on? Üsnagi populaarsed on olnud, jah. Et meil on üsnagi hästi läinud, et kasum on ka päris hea olnud. Et oleme üldiselt rahul. Kas õpilasfirmade võistlusele jõudmine oli teie jaoks elementaarne asi või tuli see ootamatult ja suure üllatusena? No me lootsime muidugi, aga väike üllatus oli ikkagi see üllatusmoment. Et ainuke sinna Pärnust tulime, siis oli muidugi uhke tunne. Absoluutselt, esindate siis oma linna siin ja ma olen täiesti kindel, et olete väärite seda kohta. Võistlus täna, kas on olnud karm pingeline või pigem lõbus ja tore? Ikka on olnud pingeline, aga samas on olnud hästi palju kogemusi ja väga tore ka. Kas žürii on kuri või on nad sõbralikud? Ma pigem ütleks, et see on sõbralikud. No siis on positiivne. Aitäh teile, ma soovin teile edu. Vaatame siit edasi, õpilasfirma Courtcard. Tervist, poisid! Mida te siis oma klientidele pakute? Et meie firma siis tegeleb eelkõige niisuguse lihtsa probleemi lahendamisega, mis on siis juhtme purunemine sellisel kujul. Ning kuidas me seda teeme, on väga lihtne. Me siis prindime niisuguseid 3D otsikuid, mis siis toetavad seda juhet nii lubada alla suure nurga all murduda, mis siis välistabki selle peamise põhjuse, miks juhe üldse katki läheb, ongi see suure nurga murdumine. Ja kui uus juhe maksab 30 €, siis meie toode maksab 3 €. 10 vahe, et pigem osta just meie toode kui uus juhe. Kuidas näeb välja teie tootmisprotsess? Meie tootmisprotsess on siis 3D printimine, meil on üks 3D printer praegusel hetkel, mis on meil koolis ja siis seda me kasutamegi, et printida neid umbes 3 selle komplekti kaupa. Aga praegusel sellel versioon 2 me saame printida ainult 1 komplekti kaupa. Kuidas tootmine sujunud on, et kas on olnud suuri probleeme või on kõik läinud väga libedalt? No probleeme on ikka ette tulnud, et vahepeal tegi printer viperusi ja jättis kihte vahele ja siis tekkis suurem hulk praaktoodangut. Ja lahendasite selle kuidas? No, me avastasime internetist sellise huvitava viisi lahendada see probleem õlitades meie filamenti ja see siis lahendas probleemi ja ei jätnud enam kihte. Ma olen täiesti kindel, et ükski meie vaataja ei saanud aru, mis asi on filament, nii et äkki sa selgitaksid meile seda? Filament on siis materjal, mida kasutab printer, et printida meie toodet. Te olete saanud hakkama uskumatu asjaga, ma näen, et teie kasumi marginaal on 71%, kuidas see võimalik on? Et meie siis tootmiskulu on üpriski väike, kuna me kasutame kooli 3D printerit ja see tootmishind on väike. Ja jah. Väga hea, aga kas teie toode on osutunud klientide hulgas populaarseks, kas klientidel esineb seda probleemi või on olnud pigem raske tootele müüki teha? Ütleme nii, et kui inimene kuulub meie sihtgruppi, ehk tal ongi see katine juhe, siis ta tuleb meie juurde ja ostab kohe ära selle. Aga on ka inimesi, kellel ei ole seda probleemi, nemad lähevad mööda, aga see ei ole ka meie jaoks probleem, sest meie keskendugeme just sellele sihtgrupile. Miks ainult Apple? Kas teile ei meeldi Android? Ei, see ei ole üldse selles. Asi on selles, et seda esineb Apple'i toodete puhul rohkem. Me tegime turu-uuringu ja selgus, et seda esinebki just Apple'i toodetel, just sellel Lightning cable'il, mis on just viimasel iPhone 5 ja uuematel toodetel. Ja siis me sellele keskendusimegi. Ja see on just ka selles, kui me peame seda toodet siis printima hakkama, siis selle jaoks on vaja 3D mudelit ja selle tegemine siis on väga ajamahukas töö. Ning sellele meil ei ole kooli kõrvalt väga palju aega raisata. Tänane võistlus, kuidas on teil läinud, mis muljed on? Esitlus oli üpriski hea, et meie arvame, et me läks hästi. Kohtunikuga räägime üpriski korralikult, et meil ei ole müügis probleeme. Ja ma arvan, et me läks hästi. Kas pigem on olnud siuke vaba ja mõnus õhkkond või on olnud väga pingeline? Pigem vaba ja mõnus õhkkond. Nagu me oleme harjunud juba siukse tööga. Suurepärane. Ma küsiksin ka nii, et kui pikk oli ettevalmistusprotsess võistlusele tulemiseks? Ettevalmistusprotsess oli niisugune suhteliselt pikk ikkagi, et tegelesime oma slaididega,
pikaldaselt ikkagi, et võttis aega ja tekst oli täpselt samamoodi pikemat sorti protsess, et oli palju harjutamist ja teksti korrigeerimist. Ma loodan, et see suur ettevalmistus on teile tulu toonud. Aitäh teile ja ma soovin teile edu! Ja lähme siit edasi ja siin paistab meile õpilasfirma Pürg. Õpilasfirma Pürg, kui ma saaksin tulla teie juurde teha väikse intervjuu. Kuidas tänane võistlus läinud on? Väga hästi on läinud, minu arust on kõik väga positiivne olnud. Et ma saan aru, et žüriile olete avaldanud muljet ja kõik on nagu rõõmsad praegu. Jah, et oleme neile oma toodet tutvustanud, kõik on andnud väga positiivset tagasisidet, näidanud huvi tulevast toote suhtes, nii et ma arvan, et kõik on tipp-topp. Millega te täna žürii südameid võlute? Ma arvan, et kogu kontseptsioon, tiim, toode, ideed, tulevikuplaanid, kindel siht, saavutused, mis teinud oleme, et ma arvan, et kogu see kompott, mis meil siin meeskonnas on suurepärane lihtsalt ja see meeldib neile. Aga tuleme siis teie toote juurde, et äkki ütlete ka vaatajatele, mis täpsemalt siin laual meie ees on? Teil on laua ees teklikott, spetsiifilisemalt siis ta on tehtud tööstuslikust pressvildist, mis on unikaalne materjal disaini valdkonnas ja me soovime enda tootega anda edasi põhjamaisust ja sellist kargsuse tunnet, et meie toode on hästi lihtsa välimusega, kuid samas see meeldib väga põhjamaistele inimestele. See kott, ma tean, et on isegi vist veekindel, kui ma ei eksi, on ju? Veekindel ta ei ole, aga on vettpidav. See tähendab seda, et kui ikka üle tunni aja olla paduvihmased, siis eks ta midagi hakkab läbi laskma. Küll aga vorm säilib, paned tuppa kuivama ja midagi ei juhtu. Hooldusvahenditena saab kasutada sellist asja nagu juukselakki, mis annab selle kaitse juurde. Et eks me töötame välja ka oma vahendeid, aga ma arvan sellega natuke aega, et rõhk läheb uutele tooletele hetkel. See on vist tehtud vildist, eks ole? Jah, see on tehtud vildist, täpsemalt tööstuslikust pressvildist. Seda vilti saame me plastpudelite taaskasutamisest, eks see kott on tegelikult keskkonnasõbralik. Mis me teeme on see, et me kasutame sellist asja nagu vildikuum pressimist, me võtame suure koguse vilti ja me pressime ja sulatame need vildikiud kokku ja nii tekibki see vorm, mis siin on. Ma tean, et te olete murnud ennast lausa Ajujahi 7 parima hulka. Kuidas see teil õnnestus? Me osalesime Tartus müügikõnevõistlusel, kus saime nii-öelda auhinnaks tänu võistluse võitmisele koha top 100 ning sealt edasi suutsime murda top 30-sse ning meie toote tundus piisavalt innovatiivne neile, nii et saime koha top 7. Kui oluline on siis tänane õpilasfirmade võistlus võrreldes Ajujahi võistlusega? See, et me oleme Ajujahi top 7 kindlasti ei tähenda seda, et me ei taha olla tublid ja jõuda sinna õpilasfirmade võistluses eesotsa ikkagi. Et siin me tahame kindlasti oma jälje maha, et näidata, et me oleme palju tööd ära teinud ja me tahame seda jagada inimestega, tahame oma kogemust jagada, et see on põhiline. Kuna paistab, et te olete väga tugev firma, siis ma küsin kohe sellise küsimuse ka ära. Miks peaks teid saatma Euroopasse? Kuna siiamaani ei ole väga turul näha sellist põhjamaise kargusega skandinaavialiku disainiga firmat, kes toodaks sellist toodet, nagu meie toodame ning leiame, et me suudaksime Euroopas oma toote nii välimuse kui ka funktsiooni näol laineid lüüa. Aitäh teile, ma soovin teile edu ja loodan, et teil läheb kõik hästi. Ja oleme siin jõudnud õpilasfirmani magusad küsimused. Tervist, väga huvitav toode, mis see täpsemalt on? See on Eesti teemaline šokolaadimäng, kus on peal 2 küsimust Eesti kohta. Karbis ise on 12 šokolaadi ja kõik on erinevad küsimused. Küsimused varieeruvad 6 erinevas kategoorias, mis on kaane peal näha ja värvi järgi saate aru. Lisaks on võimalik ka teha eritellimusi, kui on suurem kogus. Ehk siis me oleme Tartule teinud eritellimuse, mis on eridisainiga ja Tartu linnavalitsusega kooskõlastatud. Et mis on erinev Tartu ja Eesti šokolaadil? Et siin on 2 küsimust, üks on eesti keeles ja teine inglise keeles ja siin on mõlemad küsimused inglise keeles ja Tartu küsimustel ei ole ka kategooriaid. Kes on teie toote sihtgrupp? Kui me teeme nüüd seda ingliskeelset toodet, siis on 2 sihtgruppi. Üks sihtgrupp on siis inimesed, kes tulevad Eestisse ja otsivad mingit suveniiri, mida kaasa võtta. Et see on niisugune teistsugune toode, et ta ei ole niisugune tavaline võinuga, mida kõik on varem näinud, et ta on midagi uut. Teine sihtgrupp on see, et
eestlased, kes ostavad mingi välismaalasest tuttaval, näiteks minul on Saksamaal tädi on ju, näiteks siis tema mehele, et ongi niisugune tuttavad, kes elavad välismaal, kes võiksid Eestist rohkem teada. Kuidas te jõuate nende välismaalasteni, et milliseid müügikanaleid te kasutate? Põhiliselt kasutame Facebooki ja ka Google Search'ist nagu leiab meid üles. Me oleme ka televisioonis oleme olnud ja Postimehes on meist täna kirjutati ja eelmine nädal esmaspäeval ka ja eile ka. Et ongi, tänu sellele on tulnud paljud kliendid meieni. Aga välismaalastani ikkagi jõuab kõige paremini, kuna nad ei otsi meid Facebookis üles, siis ikkagi poes, nii et me oleme kohe varsti oleme müügil A-terminali sadamas oleme ja siis ka lennujaamas, pluss erinevates hotellides Pärnus, Tallinnas, Tartus ja ongi just selle mõttega, et kui tuleb sinna välismaalased külaline, siis ta saab selle kaasa võtta hotellist lahkudes. Kuidas teie aasta on läinud, et millist tagasisidet te olete oma klientidelt saanud? Me oleme väga head tagasisidet saanud, et öeldakse, et šokolaad on läinud nagu väga kiiresti ja maitse on väga hea. Te võite ise ka proovida, kui soovite. Ma hetkel jätan vahele, muidu mul on suu kleepub kokku ja ma ei saa teiega rääkida, aga küsiks ka võistluse kohta, et kuidas tänane võistlus teil läinud on? Täna peaks ütlema, et üldiselt hästi, et see esitlus, paljud kritiseerisid seda lipuvärki, mis me tegime, aga samas on ka palju positiivset tagasisidet selle kohta tulnud. Aga see vestlus žüriiga läks samamoodi hästi, et väga palju nagu selliseid halbu asju või siis välja ei toodud nagu meie kohta. Tihti öeldakse, et halba turundust ei ole olemas ja kindlasti te selle lipuasjaga jäite kõigile meelde täna ja teid kindlasti mäletatakse. Mis te arvate? Miks tuleks teid saata just Euroopasse Eestit esindama? Ma arvan, et kui me selle toote valisime, et mida me teeme, siis me nägime ka see, et võistlusel valitakse võita selle järgi, kes saaks esindada Eestit. Ja ma arvan, et meie toode, mis ongi sisuliselt karp Eestist, on ju, mis õpetab Eesti kohta, kui teeb seda nõude teistsugusel viisil, et ma mängin mingit mängu ja ma saan ka šokolaadi süüa, on ju, siis ma arvan, meie oleksime just väga hea kandidaat just sellepärast, et me tegelikult ka oleme toode Eestist. Ja sellepärast me arvamegi, et me saaksime väga palju uusi teadmisi anda välismaalastele, kes ei tea nii palju Eestist. Kas magusad küsimused on Eesti uus Nokia? Täpselt nii. Aitäh teile! Ma soovin teile edu! Suur aitäh! Ja proovime siit nüüd kinni püüda õpilasfirma. Vaatame. Võtame õpilasfirma Spooni siit. Õpilasfirma Spooni. Kas saaks teiega väikse intervjuu teha? Ma tulen siia. Kuidas teil tänane päev läinud on? Tänane päev on läinud päris hästi, oleme müünud päris palju tooteid ning tänaseks oleme müünud neid juba üle 4500. 4500 toodet, mida see tähendab rahanumbrites? Rahanumbrites see tähendab pea 9000 eurost käivest, et mis praeguste õpilasfirmade seas on kõige suurem sel aastal kindlasti. See on väga-väga suurepärane saavutus, et kuidas teil õnnestus see ära teha? See õnnestus enamjaolt minimalistliku disaini, hea hinna ja huvitavate maitsete poolest. Et disaini poolest saame siis kiita meie disainerit Hanna Segerkrantsi, et tema on kogu selle disaini loonud. Kust te selle ideeni jõudsite, et lusikas ja šokolaad kokku panna? Et olime Juhan Koklaga, meie firma tegevjuhiga, jõime kakaod ning saime aru, et Eesti kakaoturul on vaid üks ja seesama tüütu maitse. Tähendab, see muutus siis tüütuks, kui juua seda ühte sama maitset pidevalt. Et siis mõtlesime, et peaks hoopis šokolaadi seal sulatama erinevate maitsetega ning lusikas muidugi selleks, et see seal ära segada. Ma saan aru, et see käib siis väga lihtsalt, on vaja kuuma piima ja lusikas sisse pista ja ongi kakao valmis. Muud vingerpussi seal ei ole, et nii lihtne see ongi. Kui hästi ja kiiresti teil siis ära sulab? See sulab, oleneb muidugi selle joogi temperatuurist, aga vähem kui minutiga peaks ära sulama. See on hea. Tänane võistlus, kas žürii on teiega olnud karm või pigem hea ja leebe? Žürii on olnud meiega väga sõbralik, et see on selline pigem tore kogemus, et keegi otseselt midagi kurja ei ole öelnud ja meie jaoks on selline tore ja sama magus protsess, kui see meie õpilasfirma ise ongi. Suurepärane. Ma küsiksin ka küsimuse Euroopa kohta, kuna te olete sellel aastal kõige suurema käibega firma, siis kindlasti teil on ka tänasel võistlusel teatav võidulootus kindlasti, et kui teid peaks saatma Euroopasse, siis miks see peaks nii minema?
ma usun, et meid peaks saatma Euroopasse, kuna me oleme teinud lihtsa idee, aga me oleme selle teostuse loonud nii, et me oleme tabanud nii laia kliendibaasi, et kliendid tulevad ise meie juurde, mitte meie ei pea neid üles leidma. Suurepärane, ma soovin teile teie töös edu ja vaatame, kas meil õnnestub püüda kinni ka viimane õpilasfirma Tags. Tere! Kuidas teil läheb? Väga hästi läheb, kuidas teil läheb? Mul läheb ka väga hästi, jah. Aga mida te siis teete ja millest teie toote või õigemini teenuse siis Revolutsioon seisneb? Me tegeleme piletite vahendamisega, ehk siis me oleme esimene firma Põhja-Euroopas ja Baltikumis, mis tegeleb piletite järelturuga. Nii et kui inimesel on pilet üles, ta saab selle panna kuulutusele meie kodulehele ja soovijad saavad temaga siis ühendust võtta, et see ära osta. Kuidas teie aasta läinud on? Et kas on olnud palju tööd, palju vaeva või olete niisama leiba luusse lasknud? Meil on palju vaeva olnud, sest et me oleme enamus aasta teinud kodulehte arendanud. Alles nüüd tulime välja kodulehe täieliku versiooniga ja see on väga hästi vastu võetud ning aasta tundub minema paremamaks kõvasti. Millised on teie selle aasta kõige suuremad ja ägedamad saavutused? Kindlasti meie koostöölepingud erinevate ettevõtetega. Siin võib välja tuua näiteks Jalgpalliliidu ja Piletilevi. Et me oleme suutnud nendega teha kokkulepped, kuidas me neid pileteid vahendame ja Piletiliga praegu see kokkuleppe sõlmimine käib. Kuidas te olete nii suure tüki sellest saiast ammustanud, et te olete lausa Eesti juhtiva piletimüügi ettevõtte Piletilevini jõudnud? Head läbirääkimisoskused, et tegelikult see on nende huvides ka, et oleks Eestis siis struktureeritud järelturg, kuna hetkel on see üsna kontrollimatu ja meie pakume neile seda võimalust, et siis koos arendada välja veebilehekülg, mis pakub täisväärtuslikku teenust. Mida toob tulevik Tagsi jaoks, kui võistlus läbi saab? Tulevik me lähme kindlasti osaühinguks, siis me loome enda e-poe, kuhu saaksid väiksed MTÜ-d ja üritused panna üles enda pileteid. Siis me tahame ka tuua, et piletid käiksid läbi meie firma, ehk siis piletid väldiks ka petuskeemi ja piletid jõuaksid meieni ja siis nad edasi läheksid, pärast meid läheksid ostjani. Tänane võistlus, kuidas läinud on? Väga hästi, muidugi hästi. Kas žürii on teiega karm või on nad väga leebed ja sõbralikud ja ei ole eriti tõsiselt võetavad? Žürii on meid väga hästi vastu võtnud, küsitud on täpselt selliseid küsimusi, mida me mõnes mõttes ootasime, samas me oleme kõik need asjad väga hästi läbi mõelnud enda jaoks. Me oleme üsna hästi valmistunud, nii et kõik on hästi läinud. Kui pikk oli teie jaoks võistluse ettevalmistusperiood? Ikka päris pikk, et me alustasime umbes 6 aega tagasi sükse aktiivsema ettevalmistusega ja kohtusime erinevate mentoritega ja aitajatega. Okei, väga armas, aga küsiksin lõpetuseks ka teid sellise küsimuse, et miks peaks saatma Tagsi Euroopast Eestit esitama? Me oleme, nagu ma mainisin, unikaalne ja innovaatiline firma Põhja-Euroopas ja Baltikumis, nii et see on midagi uut, see on kindlasti midagi sellist, mida ei ole seal võistlusel. Kindlasti ma arvan, et see esindab ka Eestit väga hästi, et on IT-firma põhiliselt, siis nii et see on midagi täiesti teistsugust. No kui te sinna jõuate, siis ma loodan, et teil läheb paremini kui eile Jüri Pootsmanil. Aga aitäh teile, ma soovin teile edu! Ja lõpetame siit praegu intervjuudega. Me oleme ülekandega tagasi kell 15.30, kui me vaatame üle eelmise aasta võitjafirma õpilasfirma Vucci.